on 131 meetri kõrgune siis mägi. Ja legend ütleb siis järgmist, et väga-väga palju aega tagasi üks kuri vaim Samoa saarelt vaatas siis lõuna poole Tonga suunas ning nägi siis Talau mäge seismas oma silme ees. Nii mõtles kuri vaim, ma lähen üle mere ja varastan selle mäe tipu ära. Ja siis ma lisan selle mäe tipu, mille ma olen ära varastanud oma mäele, siis ma saan veelgi kõrgema mäe ning ta tuli siia Vavau saarele, võttis välja oma selle machete ja ta sai tulla ainult öösiti, sest kurjad vaimud liiguvad ainult öösiti ja hakkas siis selle suure võsanoaga seda mäe tippu ära lõikama. Aga Vavau rahvas nägi, et kuri vaim saeb nende mäe tippu maha ja hakkasid kirema nagu kuked, et siis see kuri vaim arvaks, et on siis päike tõuseb ja ta peab uuesti peitu pugema. Aga kahjuks ei läinud siis kuri vaim selle triki ohvriks, vaid saagis aga seda mäetipu edasi, kuni lõpuks võttiski kogu selle mütsi siis maha. Nüüd rahvas karjus kõik, et oi, et nüüd me vajame oma isikliku kurja vaimu, kes meid aitaks. Ja nad saatsid palve ühele naiskuri vaimule, kelle nimi oli Eua ja ta tuli kiiresti siis appi inimestele. Ta kummardus, tõstis üles oma seeliku ja paljastas oma siis kannikad. Nüüd see Samoalt tulnud kuri vaim nägi, et väga ere valgus peegeldub Tafakula siis tagumikult ehk siis kannikatelt ja hullu peaga siis mõtles, et päike tõuseb idast. Ja koheselt kiiresti ta poetas selle mäetipu maha, pillas maha ja põgenes tagasi Samoa saarele ja nõndaviisi oli siis see mäetipu vargus peatatud. See mäetipp ei siia siis alla vedelema, aga sellest ajast peale on siis see mägi lame. Eelnemad vennad kui Kalevipoeg. Ma arvan küll, jah. Ütleme, see tagumiku trikk on ikkagi väga kaval. No selle võiski ainult naiskuri vaim välja mõelda. See pidi ikka väga sile ja ilus tagumik olema, mis kurja vaimu Samoa saaret niimoodi ära ehmatab. Samas väga suur. Ja seda kiirgust vaataks isegi ausalt öeldes, seda hiilgust ja kiirgust.